Tere! Vaatasin seda saadet, ma ei ole ühtegi hooaega vaadanud, aga kuidagi see aasta keegi pani konksu taha ja ma vaatan nende sensitiivide tuleproovi, ekstrasensside või kuidas öeldakse. Ja väga huvitavad inimesed, väga võimekad, nägema asju, tunnetama asju ja see inimlik moment ka, et nad aitavad inimesi, eks ju, usku suurendada ja igasuguseid peenel tasemel needusi ja peenkehasi seal vabastama ja psüühilises energias mingid koormaid tühjendama ja nii edasi. Ja see on nagu huvitav kõik. Aga kui sa vaatad, siis see materiaalne maailm, ta nagu pakub välja meile nagu osavuse, andekuse ja võimekuse koha pealt väga palju illusoorset sellist justkui saluuti või fireworki, ilutulestikku. Et see on hästi selgelt näha, kui sa vaatad seda saadet, siis kõik on lihtsad inimesed, vahepeal neil nagu lööb ego välja, vahepeal omavahel vaidlevad, eks ju, rahvuslik temperament, nagu elu ise, eks ju. Kõik on nagu head, aga lõpuks üks asi on see saate formaat, eks ju, seal on vaja, et kõige osavam võidab. Rahva hääletab ja kõik, kes kõige paremini ennustab, eks ju, seal kõik on nagu õiguslik. Aga näiteks, kui sa vaatad nende ekstrasentside iseloome, nende omadusi, siis need, kes on praegu topis ja kui sa võrdled neid, kes on juba võib-olla seal üks läks näiteks nüüd ära, siis omadust, saade näitab seda, eks ju, on igast ekstreemolukordad, kuidas keegi reageerib, siis tegelikult ära läks juba võitja, sest võitja oli see, kellel olid kõige kõrgemad omadused, inimlikud omadused, alandlikkus, tänulikkus, eks ju, kuidas ta rasketes olukordades ei läinud nagu see konkurentsi värk, eks ju, see kõik see petuhi värk ja nagu kõik see, eks ju, et tegelikult materiaalses maailmas, kui sul tuleb surm, siis maksab ainult see, missugune on sinu psüühiline energia, südame puhtus ja sinu omadused, omakuse püüdmatus, alandlikkus, tänulikkus, eks ju. Ja see nagu maksab. Aga seal saates on ka nagu vastupidi, pahatihti, kõik on toredad, aga sa näed, et kõige osavamad ei pruugi olla inimlikude omaduste poolest kõige paremad, sest saates on see näha lihtsalt. Kuidas nad ennast välja lähevad, kuidas ennast upitama hakkavad või keegi ärritab neist, hakkavad kõva häälega, eks ju, temperamentselt seal maha tegema. Ma saan aru, et see on mäng ja kõik, et see ongi elu ja seda ka ei pea võtma võib-olla niimoodi, et see on nüüd teeman, eks ju. Aga ikkagi sealt tuleb nagu see koore paks välja, et inimene, kes need seekord ära läks, oli tegelikult võitja, sest tema oli kõikides olukordades kõige inimlikum, kõige puhtama ja heama südamega, eks ju. Ja materiaalses maailmas on veel teine point on ka, et siin ongi nii, et kõik kasutavad atribuutikat, tatoveeringud, riietused, kuurud, see on okei, et politseid tunnedki sealt ära, et on politsei vorm, eks sa saad pöörduda tema poole, eks see peabki olema nagu välimuse atribuutika. Aga pahatihti meie siis, kui meil seda sisu ei ole, siis me väljast hakkame kas välimusega, oma jutuga, legendiga looma endast siis sellist sellist nagu lugu, mida me ise ka usume ja siis teised ka usuvad, sest meil see atribuutika on niivõrd tugev. Aga kui sa vaatad pühakirju või üldiselt pühakuid, siis nemad vastupidi peidavad seda. Ütled just, oi, ma olen nii langed ja nad ise mõtlevad ka nii, et ma olen kõikide teene, nad ei mõtle, et ma olen kõige puhtamad ja paremad. Ja nad ei räägi seda kunagi, kui nad nende juurde ütlevad seal, et aga miks sa tegid nii, sa oled ju, siis ta ütleb, õige, aitäh sulle, et sa tulid, vastupidi. Reageerib inimlikud, alandlikud, ütleb, et Jumal, aitäh Jumal, et sa läbi selle elus oled minu madalad vead välja tood ja saad aru. Et selline hästi trikki, hästi selline petlik moment, kuidas materiaalses maailmas me kõik need väliskihtidega võime olla väga head professionaalid ja isegi väga osavad ja andekad. Aga kui see valuuta või see tuum või see vundament ei ole lihtne omakuse püüdmatus, eks öeldakse, et elu on lihtne nendele, kelle mõistus on lihtne. Kellel on mõistus keeruline, see on elu hästi keeruline, eks ju, isegi kui sa oled geenius. Et selline huvitav fenomen. Et mida kõrgem inimene, seda tagasihoidlikum, seda vähem ta tahab näidata just seda. Ja kui tal sisemine pank ei ole meil väga tugev, siis me just kipume internetis ja igal pool looma nagu sellist
suurt lugu, aga noh, ütleme kardina taga on seal luukered, ütleme